tere pakaselist hommikut. Me alustame tänast päeva eesti keele harjutusega, mille autor on teejuht Vedatar Aleksis Varnum. Teksti sisu sulle väga tuttav mõistuse taltsutamise tarve. Me toimetame slaavi eesti keele eestikeelseks, eesti keeleks ja sina kirjutad paberi tagumisel küljel täitsa puhtal pinnal, valgel lehel, kuidas sina oma mõistust taltsutad. Esimeses lauses kohe me kasutame pikemat sõnavormi. Mõistus ise, parem on öelda mõistus iseenesest. Natuke silpe juurde saab hästi voolav ja kaunis. Mõistus iseenesest ei ole halb. Ta on abiline materiaalses elus, maal. Me võtame ära koma, selleks ei ole ühtegi põhjust siin. Niisiis koma ära elus, maal. Ta on nagu võimas arvuti, kuhu te saate laadida kõike, mis on teile. Alus, öeldis, sihitis, määrus on eesti keele sõnade rütmiline järjekord, nii siis, mis on teile vajalik. See on nii keel suhtlemiseks inimestega kui ka erinevad teadmised, mis aitavad avada ennast ja avaldada oma potentsiaali tihedas maailmas. Et ei oleks nüüd järjest ja, kasutame eesti keele eelist, meil on ka teine sidesõna ning. Nii lihtne ongi. Tihedas maailmas ning kõige mitmekesisem informatsioon elamiseks. Tandrida. Ühtlasi ei ole siin sugugi, lahkun laua alla. Ei ole siin sugugi vaja 3 punkti, lause lõpus 1 punkt. Ei ole siin iseseisva edasimõtlemise koht, vaid pärast sissejuhatust tehniliselt algab teemaarendus. Taandreaga, tagurpidi sõrra ja ongi taandrida. Mõistus hakkab kahju tooma. Tegemist on hübriidväljendiga. See on umbes nagu tulemus ja tagajärg. Mõistus hakkab kasu tooma, aga kahju tekitama või põhjustama. Nii siis mõistus hakkab kahju tekitama alles siis, kui ta on ohjeldamatu, rahutu, metsik, kontrollimatu. Kui mõistus juhib teie elu, mitte teie teda, tõmbame maha nii koma kui ka sõna kui ja asendame ta sõnaga nagu. Saab mõistetavam ja koma ei ole vaja niikuinii. Ehk siis mitte teie teda nagu tõeline peremees. Järgmine lause algab sõnaga ärge. Ja on tore sõna küll, aga lause alustamiseks on parem kohe sisse sõitmine ilma sidesõnata. Ärge oodake, et mõistus ise rahuneb ilma teie osaluseta. Paneme hüüumärgi, sest see on käsk. Ei ole vaja oodata, nii on. Ärge oodake, et keegi rahustab teda teie. Asendame sõna eest sõnaga asemel.
et keegi rahustab teda teie asemel, välja arvatud ravimitega mõistuse väljalülitamine. Näete, mis juhtus? Ravimitega mõistus. Seepärast on ülitähtis sõnade õige järjekord lauses. Me tõstame sõna ravimitega tahapoole, niisiis välja arvatud mõistuse väljalülitamine ravimitega. Siis ei ole ravimitega mõistus. Jah. Kui inimene muutub köögiviljaks. Just teie saate võtta ohjad enda kätte, see võib olla ainult teie valik. Taandrida. Me liigendame oma teksti suhteliselt sageli. Lihtsam lugeda, parema hinde saad. On olemas palju vahendeid mõistuse harmoniseerimiseks, et ta muutuks sõnakuulelikumaks ja rahulikumaks. Sõna ja läheb lause algusest ära, need suure tähega vahendid on ammu teada. Muudame järgmise lause alguses käänet neid. Need on kirjeldatud, on vinitsilnõi padješ. Meil on osastav kääne neid. On kirjeldatud paljudes raamatutes. Lisame pärast koma ühe sõnakese veel, nad. Nad on erinevatel lehekülgedel internetis. Kõik on juba ammu edasi antud inimeste abiks. Vaja on ainult soovida ja hakata tegutsema. Mis rahustab mõistust? Tekstitööd tehes mõtle järele, kuis moodi, mil moel, kombel sina seda teed. Mina muuseas loendan. Mida suurem stress, seda kindlam, et ma loendan kõike. Trepiastmeid, harjaliigutusi, hingetõmbeid, omaenda sõrmiga ja koeravarbaid. Vaatluspraktikad kõige ümbritseva suhtes. Kui te lihtsalt vaatate ja jälgite, siis sel hetkel muutub mõistus rahulikumaks. Teie tähelepanu on suunatud vaatamisele, mitte mõistuse jutule. Pärdik peas unustab ennast ära. Jess! See rahustab teda, ta kaotab järk-järgult teie üle võimu. Kasutame järgmises lauses pikemat sõna kui vaadelda. Kui vaadelda loodust, loomi, inimesi, kõike ümberringi iga päev, siis muutub, asendame sõna sees, seda sõna sees on tänases tekstis palju, aga meil on lihtne muuta sõna sees sõna vastu sinus. Siis muutub sinus rahulikumaks ja teist korda rahulikumaks. Sa võid kas jätta või maha tõmmata rahulikumaks ja rahulikumaks ja rahulikumaks. Aktiivse sisemise vaatleja praktika rahustab samuti suurepäraselt mõistust. Autoril on õigus niisugusel kombel kirjutada läbiva suure algustähega praktika nimesid, las olla. Ta taltub, see, keda taltsutatakse S-iga, see taltub ilma S-ita, esmaa. Ta taltub, kui te vaatate tähelepanelikult oma mõistust, kuid me pigem ei kasuta mitte sõna hinda, see on siis ei väärtusta. Me
kasutame väljendit, kuid ei anna hinnanguid. Ei anna hinnanguid ega asu või astu, mõlemad on õiged, ei astu dialoogi. Ei lase mõtetesse kaasa tõmmata. Te lihtsalt vaatate justkui kõrvalt kõiki mõtteid ja emotsioone lisame sõna enda sees, eks, enda sees. Aja jooksul ei ole vaja ja seda enam, et see moodustab sellise ja värgi ja jooksul. Aja suure A-ga, aja jooksul praktikaga piisab ainult ühest tähelepanelikust, teadlikust sisemisest pilgust. Kui me selle praktika teeme läbiva suurtähega pühaks rituaaliks, siis on ka sisemine suure tähega sisemisest pilgust, kui mõistus hakkab rahunema ja taltuma maha nagu võluväel, nagu ees, koma ei ole, hakkab taltuma nagu võluväel. Hakkab teid kuulama kui tõelist peremees tugev seal lõpus ka ühildame. Hingamispraktikad ehk pranajaama rahustavad suurepäraselt mõistust, kui kogu tähelepanu on suunatud hingamisele, siis mõistus justkui lahustub selles liikumises. Saabub rahu ja vaikus, aja jooksul harjub mõistus hingamispraktikatega nii, et rahuneb. Neist ei ole eestikeelne eesti keel ütleb, rahuneb tänu neile paari sekundiga. Sellised energeetilised praktikad nagu Qigong, Tai Chi, jooga, kõik väikeste tähtedega. Qigong, Tai Chi, jooga aitavad samuti rahustada kõike. Ühtlasi tõmbame pärast joogat tekkinud tipp jäljeread täiesti rahulikult maha. Jooga aitavad, ehk siis punkte ja koma ka ei ole vaja. Rahustada kõike teie sees või teis. Nad, kasutame pigem sõna, nad õpetavad elama rahus ja tasakaalus ja maha mõistus suure algustähega. Mõistus ümber korraldub aja jooksul teie valiku järgi. Hinga sisse ja välja hingates ütles sõna hum. Järgmises lauses muudame sõnade järjekorda, see hakkab kiiresti. Alus, öeldis, sihitis, määrus, see hakkab kiiresti. Rahus, T-tähe, lisame sõna keskele. Rahustama, tee nii kaua, koma, ajaline tingimuslik, kui selle ette koma käib. Nii kaua, kui saad ennast millelegi silpide järjekord, et aru saada, kui oluline on õiges järjekorras silbid kirjutada, proovi oma nimega. Millegile, katikile, nu, katilegi, millelegi, aitäh. Muule ümber lülitada eriti hea on seda teha, siis koma, kui jalutad. Vaikuse meditatsioonid rahustavad suurepäraselt mõistust. Kui kogu tähelepanu väikese tähega meditatsioonis läheb vaikuse juurde,
sisemise vaikuse loomisele, siis mõistus ja me vahetame sõnade järjekorra eestikeelseks, siis mõistus annab aja jooksul alla, sõnade järjekorra vahetame, annab aja jooksul alla ja mõistab, kes on tõeline peremees. Sees lihtsalt ära siit, kes on tõeline peremees. Meditatsiooni ajal treenite tähelepanu väikese tähega, ei ole ta nii püha nüüd ka. Treenite tähelepanu kui sisemist vaimset jõudu. Järgmises lauses kontsentratsioon ehk näiteks hapniku sisaldus veres on meil tegelikult eesti keeles kas siis kontsentreerumine või siis pigem fookus. Jah, on kaunis näidata, et me teame, tunneme, oskame võõrsõnu, aga siin pigem võtame appi võõrsõna fookus, hookus-pookus. Tähelepanu fookus, isegi mitte fokusseerimine, lihtsam on öelda fookus. Jah. Fookus on väga oluline mõistuse taltsutamisel ja ta justkui annab teile alla. Truudus, fookus, distsipliin. Nii on. Mantrate laulmine rahustab suurepäraselt mõistust. Mantrad on abi ülalt. Need on pühad energeetilised helid, mis aitavad teil harmoniseerida kõike. Asendame sõna sees endas. Endas ja häälestuda, väga hea. Häälestuda enda poole, häälestada teisele suunatud tegevus, siin just häälestuda ongi hea. Kõrgetele vibratsioonidele te justkui lülitute U-ga variant, aga lülitad kedagi midagi teist, U-ga lülitud ise. Te justkui lülitute ümber uuele lainele, milles mõistus vaikib ja muutub rahulikumaks. Tundke, millised mantrad väikese tähega, see ei ole mantra nimi, niisiis väikese tähega mantrad teie sees kõlavad. Need võivadki teid aidata, kui te olete valguse juht ja elate iga päev voos, go with the flow, siis piisab energiate suunamisest oma mõistusele. Kirjutame ainsuses, piisab energia suunamisest oma mõistusele, kõikidele mõtetele ja emotsioonidele. Tõmbame maha sõnad sees ja koma ka ära. Ja tulemuseks on mõtetele ja emotsioonidele ning kõik rahuneb selles valguses. Sees, las nüüd olla sees, on rahu ja vaikus. Jumalik õnnistus väikese tähega, Jumal ja on suure tähega, aga omadussõna jumalik väikese tähega. Ja kokkuvõte, teksti anatoomia on sissejuhatus, teema arendus, kokkuvõte ehk lõppsõna on Aleksisel järgmine. On väga palju vahendeid ja viise, kuidas aidata endal mõistust taltsutada ja maha igaüks suure I-ga
valib ise, milleks ta on valmis. Mulle on täpselt teada, et igas ei ole vale, igaühes on parem, igaühes on jõudu saada oma mõistuse tõeliseks peremeheks. Oluline on tuelga maha, ei mingit ainult täiega peale. Oluline on hakata selles suunas tegutsema ja mitte teelt kõrvale kalduda. Ja ära tee suure tähega. Te märkate, kuidas aja jooksul muutub sees maha. Te märkate, kuidas aja jooksul muutub üha rahulikumaks ja rahulikumaks ja rahulikumaks. Mul on endal lisaks loendamisele veel üks rahustav, mõistust taltsutav nähtus. Mu enda hääl. Kas räägin loomadega, lähedastega, õpilastega või lindistan oma eesti keele õpetamise videot, mu enese hääl vibreerib piirkonnas nimega süda, rahustab, tõmbab keskmesse ja kinnitab, kõik on hästi. Sinu hääl ka. Proovi. Kallistan.